Tšau! Mina olen Gert ning oodanud võimalust Pixlit kasutada sellest hetkest peale, kui kuulsin esimesi kuulujutte aastal 2016. Nüüd on see aeg käes. Mis asi ta on ja miks ta on kõige olulisem telefon see aasta? Et mõista paremini, mis loom Pixel on, lähme aastasse 2010, mil näidati maailmale HTC poolt toodetud Nexus One'i. See oli esimene niinimetatud puhas Android-seade, mis töötati välja koos Google'i arendajatega. Raudvara ja tarkvara teevad koos lähedalt tööd. Tundub tuttav? Sellest projektist sai alguse seeria nimega Nexus, mis tähendas mõistlikus hinnas head seadet väga kiire ja stabiilse tarkvaraga. Tänu puhtale Androidile sai Nexuse seeria aparaadid esimestena tarkvarauuendused, mis põhjustas oluliselt stabiilsema rohelise roboti kogemuse võrreldes paljude muude masinatega, mis tihti maksid kordades rohkem. Hinna osas vange ei võetud. Nexused maksid alati vähem, hoides kokku teatud detailide osas, nagu praegu teeb seda näiteks OnePlus, millest rääkisime ka mõni aeg tagasi. Vaata OnePlus 5D ülevaadet siit. Kokkuvõtvalt, Nexus oli puhas Androidi kogemus, mida toetas Google otse. Tänu millele Nexused olid kiiremad ja stabiilsemad oluliselt pikemat aega kui raskelt modifitseeritud tarkvaraga telefonid, näiteks nagu Samsung ja Sony. Aga kuidas see kõik Pixliga seotud on? Pixel 2 XL ju on kõige kallim telefon, jäädes alla ainult iPhone 10-le ja seda mõnekümne euroga. Ning tegemist ei ole päris puhta Androidiga. Lühidalt, Nexus on surnud ja Pixel on uus Nexus. Vahe selles, et materjalide ja detailide osas enam kompromisse ei tehta ja kui need positiivsed asjad pulkadeks võtta, siis proseks on Snapdragon seesama, mis kõigil. RAM-i on 4 giga, täiesti piisavalt. Ekraan on 6 tolli ja võtab enamuse esimesest küljest. Tagumine kaamera on 12,2 megapikslit ja esimene on 8. Sõrmelelugeja on taga mugavas kohas. Materjalina on kasutatud metalli, mis on naljaka matikattega ja püsib hästi käes, hoolimata odavast tundest. Tarkvara on kõige robustsem, kiirem ja stabiilsem Androidi kogemus, mida on võimalik kogeda. Sega see absoluutselt parima raudvaraga ja tulemus ongi käes. Kaamerad. Nii esimene kui tagumine kaamera on uskumatud. Detail, teravus ja nii edasi. Sorry, aga need topeltläätse ja sensoriga lahendused tunduvad nüüd veel tobedamad. Neermüüki ja ostma? Mitte päris. Ka siin on mõned suuremad ja väiksemad elemendid, mida adresseerida. Juhtmevaba laadimist ei ole. Telefoni üldine tunnetus on keskpärane. Ta pole ilmtingimata odav käes ja materjalid on tegelikult head, aga tunnetus ega välimus ei ole kaugeltki premium ja siis mõned natukene suuremad probleemid. Ekraan, ta ei ole halb, aga selles hinnaklassis peab ta olema parimatest parim. Detailid, värvid ja nii edasi ei ole kindlasti Samsungi paneelidega võrreldavad. Kättesaadavus. Kahjuks ei ole Pixel endiselt jõudnud teenusepakkujateni. Hetkel toob teda maale vaid punt entusiaste, mis on väga tänuväärt. Link all descriptionis. Hind. Olgem ausad. Eestis on ta vähe tuntud ja kolmandiku kallim kui otse Google'ist ostas. Minu isiklik arvamus. Ütlen ausalt. Olen kahe vahel. Kas tegemist on telefonide maailma Volkswagen Phaetoniga, mille kasutaja olles tunned sa end hästi ja turvaliselt, aga keegi väljast vaadates sellest aru ei saa, sest et Phaeton nägi välja nagu Passat, aga maksis sama palju kui Porsche. Või on puhas Android lihtsalt kaotunud minu jaoks selle sädeme, mis tal kunagi oli. Pixel 2 XL on kiireim, stabiilseim, hästi kokku pandud aparaat, mis teeb parimat pilti, mida nutifon on võimeline tegema. Tean, et on hetkel ainuke Android, mis on ka 2 või lausa 3 aasta pärast kiiruselt ja stabiilsuselt teistega endiselt konkurentsis. Kellele ta on? Kui sa hoolid, et su telefon oleks uuendatud täna, homme ja 2 aasta pärast, siis Androidi maailmas Pixlile hetkel vastast ei ole. Kui sa plaanid osta endale Androidi, sa tahad sinna alla panna korralikku raha ning kavatsed ta kohe välja osta, siis mine võta Pixel 2 või Pixel 2 XL. Subscribe'i, like'i, anna tagasisidet alla kommentaaridesse. Aitäh!